Igal perel on oma mälestuste aare. Meie oma on väike metallist pedaalauto sarnane, aga samas täiesti eriline mänguauto Minikart Mika. Kingitus õepojale, mille tegid talle tema vanemad sünnipäevaks 40 aastat tagasi. See pakkus talle lõputut sõidurõõmu, kuni kadus tolmusesse panipaika nagu mänguasjadel tihti kombeks. Aastad möödusid. Kui mu enda poeg sai 2-aastaseks, leidsime selle Minikart mänguasja taas üles. See oli roostes ja väsinud, kuid ma nägin võimalust see uuesti ellu äratada. Restaureerisime koos äiaga ja see oli töö, mis ühendas mind veelgi abikaasa perega. Puhastasime, parandasime ja värvisime. Auto sai uue hingamise ja muutus mu poja rõõmu allikaks mitmeks aastaks. Loomulikult kasvas poeg lõpuks sellest autost välja ja see kadus taas kolimiste käigus, kuid mälestus jäi. Aastaid hiljem, kui temast sai isa, meenusid talle need positiivsed emotsioonid lapsepõlvest. Ta hakkas otsima midagi sarnast ja leidiski kuulutuse kaudu ühe vana katkise roostes Minikart Mika. Just see, mis vaja. See on see, mida vanaisa saab oma kätega teha lapselapse jaoks. Nii algas 3. põlvkonna uus peatükk. Ja nii algas töö. See masin vajas hoolt ja kannatust. Esmalt tuli eemaldada aastate tolm, mustus ja rooste, et jõuda metalli hingeni. Iga detail, iga polt rääkis möödunud ajast. Seejärel tuli mänguasja lahtivõtmine ja taastamine. Mõned osad tuli välja vahetada, teised lihvida ja taaselustada. See ei ole pelgalt mänguasi, see on ajamasi, mis ühendab põlvkondi. Töökoda täitus helidega, mis meenutasid lapsepõlve ja rõõmu. Lõpuks saabus kokkupaneku hetk. Uued värvikiid, taastatud mehaanika ja detailide sära, mis polnud kuhugi kadunud, vaid ootas tagasitulekut. Iga kruvi keeramine oli justkui lubadus, see lugu jätkub. Nüüd saab minu lapselaps sõita sama rõõmu ja lustiga, millega tema isa ja onu aastakümneid tagasi sõitsid. See väike mänguauto on ajas rändav mälestus, mis ühendab meid 3 põlvkonda. Ja lugu sai ootamatu jätku. Ka minu õepoeg taastas samal ajal oma lastele sarnase minikarti. See on universaalne lugu armastusest, hoolest ja ajast ning kustutamatust mälestusest. Sellest tundest ja Minikart Mika pärandist sündis soov jagada seda rõõmu ka teiste lastega. Nii otsustasime luua uue, turvalise ja tänapäevase versiooni, mis kannab endas sama emotsioone ja vaimu. Et ka teised lapsed saaksid kogeda sõidurõõmu ja sidet, mis ühendab põlvkondi ja võib-olla kunagi aastaid hiljem annavad nemad selle edasi oma lastele, sest mõned mänguasjad väärivad igavest elu.